Nii, Karl-Erik, 2019 sa said esimese EFTA. Jah. Ja nüüd siis nüüd. Milline areng on sinus nagu kõikide nende aastate jooksul toimunud? Mis sa ise arvad? Ma arvan, et nagu ikka inimesel sellise aja peale tekib mingisugune võib-olla parem arusaamine, mis on tema tugevused ja nõrkused. Ja muidugi neid nõrkuseid tasub natukene tagant üritada utsitada. Ma tahaks arvata, et ma olen seda teinud. Aga võib-olla mis on natuke tegelikult, kui ma nüüd peenelt väljendun siis paradoksaalsel kombel natukene kahanenud, on enesekindlus. Et mida rohkem selles valdkonnas töötada, seda rohkem sa tegelikult saada aru, kui palju on neid, kes on enne sind olnud ja kes on olnud sinust paremad. Ja see on selline kainestav, tore mõtteviis, ma arvan, ja seda tasub hoida. Ütle siis enda puhul üks miinus, mis sa välja tood, kui sa oled nagu nii enesekriitiline. Kuna ma olen niivõrd edev inimene, siis ma olen üsna kehv tegelikult intervjueerija. Et ma tunnen, et selline tegelikult ma suudan meelelahutussaates lühikese intervjuuga hakkama saada, aga sellisel kujul, nagu näiteks Mihkel Raud ehitab üles pikalt sellise läbi tunnetatud intervjuu, see on kadestamisväärne ja see on see, millega ma mõnes mõttes teadlikult olen tööd teinud. Selleks on ka toimetajad, ma arvan, et sul on ka alati head toimetajad. On küll, aga see ongi, mis võib-olla üht saatejuhti võib-olla teisest eristab, ongi see, mida ta ikkagi suudab sinna toimetajat väga geniaalsete ridade vahele ise luua. Mida sa üldse sooviksid veel juhtida, teha? EFTA on tehtud, no su nägu kõlab tuttavalt, sul on tehtud Maskisaarte, sul on tehtud Superstaari väga palju. Ja. No mina ju ka tean, ma olen nii kauan ajakirjanik. Ring saab ikka ükskord täis. Need formaadid ju korduvad. Ütle, mis oleks uus, mis sind erutaks saatejuhid? Ma olen alati mõelnud reisisaate peale. Ma olen tõesti sellest alati, isegi ma ütleks, töises mõttes unistanud. Tõsi on see, et ega reisisaateid tehakse juba väga häid ja selleks, et leida mingisugune oma nurk, miks just keegi peaks seda minu reisisaadet vaatama, mitte lihtsalt sellepärast, et ma olen sirge seljaga eetris ja ütlen kohustuslikud laused ära, et seda nurka mul täna veel ei ole. Kui keegi peaks sellise mõtte peale tulema, siis see oleks üks väga kihvt asi, mida teha. Nii, ja lõpetuseks kõik küsivad, kus su ninja jäi? Ninja on kahjuks tõbiseks jäänud. Suur eurostress, eks ju, eurotrall käib. Absoluutselt, aga ajastuse mõttes on kindlasti väga hea, et ta on tõbine praegu ja mitte nädala pärast või 2 nädala pärast veel hullem. Ma saan aru, et sa sinna Viini lähed. Kui ma ei tea, mis see süda seal siis teeb seal suures Viini areenil? No, hoiab süda seisab ja hingemine on seiskunud samamoodi, et on tõesti üsna isegi mõnes mõttes vaadata pealt vaatajana oma kedagi lähedast esinemas on võib-olla isegi hullem, kui ise seal laval olla. Et jah, nüüd ma saan aru, mida kõik mu lähedased on võib-olla tundnud siis, kui nad on mind laval vaadanud. Aga ei, tuleb hoida sellist positiivset ja edumeelset õhkkonda, millega muidugi ninjad ise saavad oma keskis suurepäraselt hakkama, nagu ikka Eesti Laulu võitjaid on ka nende suunas, ütleme siis selliseid, neid on pandud proovile ja mul on nii uhke vaadata kõrvalt neid, kui vingelt nad on sellest kõigest läbi tulnud, enda loost uue versiooni salvestanud, isegi vist juba umbes edetabelites tõusnud, ma ei tea, mis imekombel see juba on juhtunud, aga seda on kõrvalt olnud üli lahe vaadata ja minu eesmärk seal on pigem mitte väga ette jääda, kui ma sinna nüüd jõuan, ma ei lähe sinna prooviperioodiks, ma lähen sinna ikkagi siis, kui juba päriselt asjaks läheb, et üldiselt seal ei ole minu tuge tegelikult ei ole vaja. Aga sisu on endal ka peale tulnud, nüüd kus sa nii lähedalt näed seda tralli? Mul tuli kõige suurem isu tuli Eesti Laulu finaalis, sest et siis oli oma Eesti rahvas saalis selline kuidagi soe, jälle nagu mõnus meeleolu. Mul on alati seal, kui ma olen kokku puutunud Eesti Laulu juhtimisega, siis alati seal on mul see tunne, et jõle lahe oleks ise ka ikkagi laulda seal ja võistelda. Teisalt jällegi, ma olen endale mitu korda lubanud, et ma ei tegele enam oma elus võistu laulmisega, mitte kunagi.
sellepärast, et see on väga-väga stressirohke tegevus. Aga no eks aeg... Never say never. Ei, seda ma muidugi ei ütle, aga ma ütlen, et kui ma oleksin põhimõttekindel inimene, siis ma ei läheks enam üleüldiselt kuskile nii-öelda kellegi muusikas võistlema. Aga noh, nagu ma ütlesin, ei saa öelda kunagi. Kuna sa tegid ise neid eurolaulu saateid, ma isegi vaatasin neid, minul on juba oma lemmikud olemas, no ärme nüüd ei pea poliitiliselt korrektne olema, ütle lihtsalt, kes sulle meeldib teistest riikidest? Mulle tegelikult meeldis üks saksa laul, mitte võitja, ma käisin Saksamaal žüriis ma tean. Huvitavate kokkulangevuste tahtel. Seal mulle meeldis üks laul, mille nimi oli Black Glitter. See oli niisugune nagu täiesti teiseks Saksamaal. Ma arvan, et sakslased oleks palju parem. Väga äge kutt. See oli väga lahe vend ja ma arvan, et nad oleks lõppvõistlusel, ma kahtlustan, et selle noormehega kõrgemalt isegi lennanud, mine tea kunagi. Muidugi ei tea, aga jaa, mulle meeldis see Wavy Boy lugu Black Glitter. Tõenäoliselt ka osalt sellepärast, et ma tõesti ise seal laivis teda kuulsin ja oli meeletult laheda energiaga kutt, et mõnikord ikkagi need kõige kihvtimad asjad on just seal, võib-olla teine koht, kolmas koht, kuskil seal kandis.